Kalev Kaarna, seekordse eduka Eesti konkurssi võitja, kõigepealt palju õnne! Suur aitäh korraldamast! Te võitsite nüüd teist korda, kui te olite siia sellele tänasele üritusele kutsutud. Kas te pigem arvasite, et välk 2 korda ühte kohta ei löö ja saate lihtsalt niimoodi viisakalt ära nomineeritud või oli ikkagi mingisugune lootus ka, et äkki saab mingisuguse auhinna seekord ka? Minu jaoks ma mõtlesin sellele küsimusele, et kas ma oleksin väga kurb, kui ma mitte midagi ei võidaks. Olles lihtsalt suurepärase konkursi top 10 sees, mis on iseenesest minu arust ka väga äge tulemus juba. Ja ma jõudsin järeldusele, et ma ei oleks kurb sellepärast, et see idee ja mõte ja suund sai nagu välja käidud ja et 2 Eesti tippjuhti võtsid minuga ühendust ja ütlesid, et see on väga õige asi ja see tuleks ära teha. Et minu jaoks juba see oli nagu saavutus, et eesmärk täidetud ja see, et ma nüüd teist korda olen arvamuskonkursi edukas Eesti võitja, et see on väga suur au, et ma olen väga rahul. Kas teie jaoks on siis nüüd täiesti selgeks saanud, et mis on väga ja väga eduka arvamusloo kirjutamise võti? Kas on mingisuguseid suuniseid või näpunäiteid anda kõigile järgmistele, kes tahavad siis teie asemel olla näiteks järgmisel ülejärgmisel eduka Eesti konkursil? Tegelikult seda võiks žürii käest küsima, et nemad on minu stiili 2 korda väga heaks hinnanud, et mis on see, mis neile sümpatiseerib ja meeldib. Mis mulle endale kirjutamise juures meeldis, oli tegelikult see, et kuidas ma selle teema otsa komistasin üldse, et mõistlik on kirjutada millestki, mis sulle endale väga korda läheb. Ma arvan, et see on nagu oluline. Ja võib-olla teine soovitus, et mis ma mõlema loo juures siis kasutasin, oli see, et ma rääkisin konkreetselt nagu lugu või näidet. Et siis on see inimestele arusaadavam, kui rääkida üldisest või abstraktsest kontseptsioonist. Ja mis mulle endale selle konkreetse 400 direktoriga siis Eesti reaalsuse painutamise loo juures nagu meeldis oli, et puhtalt isiklikest kogemusest mul tekkis küsimus, et kui suur on Eestis direktorite juhtimiskvaliteedi probleem. Et nagu isiklikud kogemused mõningate direktoritega ja õpetajatega, kes nende alluvuses peavad töötama, tekitas nagu küsimusi. Ja ma tahtsin teada, et kui lai see probleem nagu on. Ja oma mõnes mõttes hea meeleks avastasin, et need andmed on olemas avalikult. Haridusministeeriumi kodulehelt erinevad uuringud on võimalik see pilt täiesti kokku panna. Ja võib-olla nagu üllatuslik oli see, et keegi pole varem seda pilti kokku pannud, et need andmed on ju tegelikult kõigile kätte saadavad. Ja kurvastus oli jah see, et tegelikult seda Gary Lewiseid, kes on siis näide, keda ma kasutasin Inglismaalt suurepärase juhtimiskvaliteedi näitena, et meil on Gary Lewiseid on ikka pagana palju vaja. Kas see tõik, et nüüd see lugu on žürii poolt väga heaks hinnatud ja pälvinud selle konkursi jooksul ka sellise auhinna, kas see paneb teile ka mingisuguse ootuse peale, et see teie idee saabki nüüd teoks? Või te vaatate siiski pigem jätkuvalt selle pilguga, et elame näeme, vast korjavad ülesse? Ma tean tegelikult, et Haridusministeeriumis sarnast suunda, et muuta ära direktorit siis tähtajatud lepingud tähtajalisteks, et seda kaalutakse. Ja see oli ka minu väike panus, et julgustada neid, et ühiskondlik toetus on selle taga. Ja kui seda mõistlikult teha, mis mulle ja et see sama idee, et teha seda nii, et personali värbamise firmad valivad need kandidaadid siis välja ja siis kohalik omavalitsus valib nende kandidaatide seast. Et otseselt keegi seda ei keela täna seadusega, natukene peaks seda lihtsamaks tegema koolide jaoks ja Haridusministeerium peaks siis seda nagu propageerima, aga tehniliselt oleks see nagu teostatav ja see lahendaks nagu mitmed nagu siis probleemid ära ja ma tean, et ka seda ideed on põrgatatud Haridusministeeriumis, aga on kardetud, et see jääb nagu ühiskonna vastuseisu taha, et see on liiga poliitiline teema nagu. Nii et siis ma tegelikult loodan väga, et siit asjad hakkavad arenema ja kus iganes tekib töörühm, et sellega siis edasi liikuda ministeeriumi tasemel, siis hea meelega olen nõus kaasa mõtlema ja sinna panustama, kui vähegi võimalik.